Tere päevast, austatud kolleegid, jätkame meie vestlused tsivilisatsiooni teemal. Möödunud kord me rääkisime linnade tekkest ja linnade surmust. Täna ma tahaks jätkata seda teemat linn ja surm. Nagu te mäletate, linn ise on nagu inimene. Tal on nimi, tal on sünniaasta ja linn sureb. Ja kui linn sureb, ta nagu esitab taevale sellise karje, nagu see omavaene Tartu linn. Me rääkisime Edessa nutulaulust, Narcisse Schnarali Edessa nutulaulust, ristirüütlite linnriigi Edessa rüüstamise puhul. Aga aluseks on muidugi Jeremia nutulaul. Ja nendes kõiges tekstides ei ole keegi, et ütleme, Jeremia nutab, aga tegelikult nutab Jeruusalemm. Edessa nutab. Tartu linn nutab, aga mitte Käsu-Hans. Linn ja surm on väga lai ja mitmekesine teema. Surm linnas. No, kohe tuleb meelde Toomas Manni surm Veneetsias, mille järgi on Luchino Visconti teinud mitte vähem kuulsa teose filmi. Siis Tšadajev pidas Moskvat surmalinnas. Oma filosoofilise kirja ta pani daatumi ja koha kirjutamise nimi on Nekropolis. Hiljem Nekropolisega seostati mitte niivõrd Moskvat kuivõrd Peterburi Vene emigratsioonid. Vladislav Hanasevitš ja teised. Mandelstamil on luuletus Peterburist kui surmakohast. Seal on nii, et luuletuse mina tegelane pöördub linna poole, et Peterburi ma ei taha veel surra. Aga selgub, et ikkagi sureb. Nii, ja see on ka vägivaldne surm. Aga ma tahan keskenduda kitsamale teemale. Surnude koht linnas. Nekropolis on selline nagu alamteema täna. Ja ma tahaks alustada sellest, millest ma rääkisin mitte möödunud kord selles sarjas, aga möödunud reedel meil oli vestlus René Girardist ja ma tuletan meelde ühe seika. Tema kuulus raamat Vägivald ja püha, mis peab varsti eesti keeles ilmuma. Seal on kurjus, aga püha ja kurjus tal on üks ja sama, aga ülim kurjus on surm. Surm on kõige hullem vägivald, mis võib ja nii edasi. Ja surnuid tuleb isoleerida. Vägivalda tuleb inimsuse poolt välja ajada, neid tuleb, nagu ütleb teha, tuleb luua sanitaarkordon ja see on topelt, neid viiakse elavate juurest ära ja seal veel lisaks kuidagi eraldada, kas mingi krüpti pannakse või maa alla ja nii edasi, et surnud ei pääseks ja välja. Ja samas väga paljude rahvaste mütoloogias on nimelt lugu, kuidas surnud tulevad sealt välja. Ja matuse riituse eesmärk Girardi järgi on puhastus ja kahjuliku vägivalla väljaajamine. No ma rääkisin ka möödunud kord sellest, et see on liiga julge üldistus. Mõnikord on nii, mõnikord ei ole.
No, aga alustame sellest, mis on. Vot see on Santiago de Chile keskkalmistu. Me näeme, et see on nagu linn, siin on isegi liiklus, sa märgid, kuidas liikuda, see on pilvelõhkujad. Surnud eraldatakse elavatest ja viiakse surnude linna. Ma ei pannud siia ühte huvitavat slaidi. Oli selline Nigeeria autor Amos Totola, kes kirjutas sellise kultusliku romaani Retk surnude linna. Seal on üsna keeruline selline kosmoloogia, surnude linn on kuskil metsas ja vot seal surnud selles surnude linnas elavad. Ja, on olemas seal, kus elavad ja on koht, on linn, kus surnud elavad. Kusjuures seal ta ise elab külas, see mina tegelane. Isegi mitte külas, tal on mingi mõis, kus ta kasvatab palme ja teeb palmiveini, aga siis tal on vaja minna surnude juurde, et sealt ära tuua oma veinimeistrid. Ja surnud elavad nimelt linnas. See on Modena üks kalmistu Modenas, aga seda rekonstrueeritakse. See on vist lõpule viimata, aga see on see projekt, kuidas peab olema moodne kalmistu, kuidas välja nägema. Isegi seal, seda reklaamitakse kui postmodernne kalmistu. Ta on päris huvitav ka seespool. Ta näeb välja pigem nagu Jeremy Bentnami panoptikum. Seal on keskel plats, kus surnud nagu, kus kõik vaatavad surnud ja surnud vaatavad neid. Ma tahtsin öelda, et piiluvad. Eesti keeles on selline huvitav väljend, et kuku piilu. Kutu piilu, et ta nagu on kutu, aga samas piilub. Muuseas, vene keeles ka on selline väljend nagu žmurik. Mitte see, kellel on silmad kinni, aga kellel on silmad niimoodi. Žmuritsa on silmad kinni. Nii, vot, sealt nad siis piiluvad. On olemas kaks vastandlikku tendentsi. Üks on see, et kõik surnud on ühtemoodi. Ja see on ka üks Jaapani kalmistus, see on surnud, näete ka nagu pilvelõhkujas, neid on palju, aga nad on kõik ühtemoodi. Sest see surm nivelleerib. Ja olemas teine tendents, et vastupidi, et surm individualiseerib. Et mul on igal juhul uhkem kalm kui sinul. Ja, et seal mind rohkem leinatakse, mul isegi seal leinav ingel on koos ja seal on kirjutatud meie armsale isale, vanaisale, need igasugused põlvkonnad. Nii, aga nii, see on kaks vastandlikku tendentsi. Kõik ühesugused ja kõik erinevad. Ütleme, see ei ole ainult Jaapanis, kui te vaatate näiteks Ameerika surnuaeda. Kõigidel on samad kalmud. Ja seal mingi Arlingtoni, sõjade veteraanide kalmud, kõik ühtemoodi. Mitte kindral ja reamees ei eristu. Seal on erinevad nimed, siin on nad anonüümsed. Ja, erinevad nimed, aga surm võtab kõik auastmed ja muud hierarhiad
jah. See on nagu vastupidine. Rastam, see on Pärsia impeeriumi nekropolis. No siia võivad, selles nekropolis korterid on ainult kõige tegijamatel. Vasakult paremalt Darius teine, Artaxerxes esimene, Darius esimene ja Xerxes esimene. Aga jällegi nagu, nad on esile tõstatud, ainult nemad võivad siin olla, aga korterid on selles majas vähemalt väliselt ühesugused, erinevalt Egiptuse püramiididest. Ja veel nekropolis, see on etruskide, ma ei oska seda hääldada, kas see on Caere või Cere või Cere. Baditatša on, ma ei ole seal kunagi käinud, tegelikult oleks huvitav, see on Latsios, ma ei oska täpselt lokaliseerida, kus kohal. See on linn, kus on majad. Ja? Majades on nagu korterid, selles, siin on mitu inimest maetud. Ja need on siis abikaasad, loodetavasti. Me näeme, kuidas etruskid välja näevad. Me ei oska lugeda nende kirja, või vastupidi, me oskame lugeda nende kirja, sest on ladina tähestikus, aga me ei saa aru, mis see on. Nii, see on Nõukogude nekropolis, Kremli müür. Praegu, kusjuures see kehtib, ma ei tea, kuidas praegu on. Kuna Nõukogude võimu lõpuni siia maeti kõige auväärsemaid tegelasi. Ja, partei ja valitsus oli. Seal Moskvas on kalmistute hierarhia, kes keda kuhu tohib matta, aga see on nagu kõige tipus. Nagu tihti juhtub seda, see tekkis juhuslikult või ütleme, 10. novembril 1917, jah, 3 päeva revolutsiooni, 7. novembril, see on uuesti hiljem. Peterburis võim läks bolševikide üle üsna kergelt, aga Moskvas olid suured lahingud. Tänavatel laipu täis. Ja siis kuhu neid revolutsionääre matta? Kalmistud on linnast väljas. Ja siis bolševikud otsustasid, et need revolutsiooni kangelased ja märtrid, et matame siia Kremli müüri juurde. Ja see oli selline nagu hädaabinõu. Sest kus sa ikka neid matad? Aga siis mõne aasta pärast juba tekkis see, et siia hakati matma ainult kõige väärikamaid. Ja näiteks no siia näiteks Brežnevit maetakse siia. Nii. See on sküütide kurgaan tumulus. Ütleme, Lõuna-Venemaal, Lõuna-Ukraina, kus nende impeerium ei saa öelda, neil nagu piire ei olnud, riigist räägime natuke hiljem, aga kus nende elu areaal oli.
et seal, nii see näeb välja, seal oli palju kuldehteid tavaliselt. Skütide kuld on praegu Putini poolt varastatud Ukrainast. Ta oli Krimmis, oli muuseum, kus hoiti kõige suurema skütide kulla kollektsiooni. Osa oli ekspadeeritud läänes ja seda ei tagasta. Venemaa nõuab, et kuna Krimm on meie, siis see tagastakse Venemaale, aga otsustati, et seda tagastas Ukrainale. Aga muide see on tüüpiline selline vallutaja käitumine. Ja? Kui Krimm on Venemaa osa, siis see tähendab, meie seal rüüstame ja viime sealt kõik Krimmi muuseumitest seal kunstiesemed. Mitte, ma ei räägi praegu sküütidest seal. Näiteks Venemaal on väga ausas näiteks Aivazovski kunst ja sealt teda viidi kõik väärtuslikumad asjad Krimmi muuseumides viidi ära. Nii, aga vot siin on oluline see, et siin on nagu kamber, Girardi järgi, ta on eristatud seintega, viidud asulast välja ja veel suur küngas selle kohal. No, soovi korral ja mõned näevadki siin nagu püramiidi ma ei tea, ideed. No, püramiid umbes sama põhimõte on surnukamber, aga peal on kivist mägi. Ja. See on midagi vastupidine sellele, mida me nägime seal Jaapani kultuuris või Arlington. See on ühe inimese. Aga kogu see püramiidi ala, seda vahel nimetatakse Egiptuse, no see on ka nimetatakse kuningate väli, aga ka surnude väli. Surnud ka kuningas või farao. Miks ma ütlen, et kuningas või farao? Farao on Egiptuse kuningad teatud ajaloo etapis, mitte kogu aeg. Neid viiakse, nad on eraldatud elavatest. See on üks maailma imedest. Rekonstruktsioon muidugi. Halikarnassose mausoleum. 7 maailma imed, üks nendest on püramiidid, nemad on säilinud, aga ülejäänud on hävinud. See on ja rüüstatud. Mõned üksikud skulptuurid on säilinud, seda eksponeeritakse. Pange tähele selle arhitektuuri. See on naljakas. Mõlemad asjad on naljakad. See Halikarnassose mausoleum on aluseks tervele reale rajatistele Ameerika Ühendriikides. See on vabamüürlaste tempel, Šoti riitus. Vabamüürlaste tempel üldiselt on Solomoni templi nagu rekonstruktsioon. Ja? Aga kus sa võtad selle Solomoni templi? Ja? Siis võtsid Halikarnassose mausoleumi selle aluseks. Nii nagu. Ja see ei ole vähem naljakas. See on kohtude maja. Tegelikult seal on erinevad kohtud. See on osariigi kohtumaja, see on Louisis, Missouris ja seal
tipus on Halikarnassose mausoleum. Ma ei tea, mida nad sellega mõtlevad, aga no võib-olla lihtsalt, et nii on ilus ja uhke. Ja Ameerikas on veel maju, mis on inspireeritud sellest. Martin Hemskerk tegi, see on kuulus sari, Kõik maailma imed. Ma vist näitasin möödunud kord, kui rääkisime aiast, tema Semiramise aia rekonstruktsioon. Nii ta nägi seda Halikarnassose mausoleumi. Kusjuures, kui me vaatame sellest teadusliku rekonstruktsiooni, ega ta väga kaugel ei ole. Aga see on huvitav, et nendes mausoleumides, erinevalt ühest, millest me räägime, on nii, et see esimene korrus on tühi. Sama põhimõte, kui olete Ravennas, seal on Theodorichi mausoleum. Ja? Rüüstatud seal muidugi Theodorichit enam ei ole, aga selline marmorist suur vann, mis on tegelikult sarkofaag. See on üleval. See on surnud, on eraldatud elavatest mitte maa alla, aga ülesse. See on arvatavasti maailma kõige suurem mausoleum, mis kunagi ehitatud. Aga see on ka jällegi rekonstruktsioon teda Qin-Shi ta selle Qin dünastia rajaja, ta arvas, et see dünastia kestab 10 000 aastat, aga see lõppes paar aastat pärast tema surma. Aga see Qin-Shi Huang on kuulus mitte niivõrd selle mausoleumi, ehkki see on osa sellest kompleksist, kuivõrd tema maa-alusest kaitseväest. Ei ole veel kõik välja kaevatud. 81 000 sõdurit. Kõik erinevad. Ükski ei kordu. See on terakotast. No seal on veel igasugust asjad. See on terakotast hobused. Seal on vankre ja nii. See on ka üsna levinud komme. Nii oli ka muuseas Egiptuses, et seal üldiselt püramiid on ühele kuningale, aga tema auks seal tapeti tema orjad, mõnikord ka naised, et nemad oleks kaaslased. Selles mõttes Qin-Shi Huang oli väga humaanne. Ta ei tapnud 81 000 meest endaga kaasa, et nad teenisid. Aga kui tema ärkab surnust, siis nemad ka arvatavasti ärkavad surnust. Aga ma ei tea täpselt, mis oli tema filosoofia või religioon. Aga no üldiselt, nagu me piiblist teame, kõik me oleme põrmust mullast sa tulid, mullaks sa lähed. Aga need on mullast, terrakota, aga võib ka teistsugune transformatsioon, et mullast elusaks. Siin on näha, et igaüks on erinev. Nii. Surnuid tuleb eraldada elustest, elavatest. Aga vot seal Gerardil on üks selline
no üks lõik, kus ta räägib reliikviatest, ehkki ta ei nimeta seda reliikviat. Oidipus on, ma nagu ümber jutustan, ta on kurjategija. Aga ta on ka kangelane. Ta päästab linna, ta hukatab linna. Ja kui ta sureb, teda tuleb eemaldada linnas. Aga siis juhtub seal midagi kummalist. Tema kehaosi tuuakse tagasi linna. Ja see on üsna keeruline konstruktsioon, et teda aetakse välja linnad kui kurjategijad, aga kui kangelast tuuakse tagasi. No, üldiselt see on palju levinum komme, need on reliikviad. Seal pühakute puhul oli üsna tavaline, et nende kehaosi toodi erinevatesse kirikutesse. Vahel tekkis isegi ma ei tea, riiud seal või konfliktid linnade vahel. Juhtus nii, et Püha Martin Tuuri linnas suri mitte oma kodulinnas. Ja siis seal, kus ta suri, seal kõik elanikud juba olid väga rõõmsad, et teda maetakse siia ja see oleks õiglane, sest Tuuris ta elas kaua aega ja tegi seal nii palju imetegusid, et nüüd vähemalt pärast surma jääks ta meile. Aga Tuuri linna elanikud sellega ei nõustunud, kuna mul läks meelest ära, mis linnas ta suri, kuhu ta pandi ja igaks juhuks pandi kiriku ette veel valve. No, aga Tuuri linna elanikud lõhkusid kiriku akna, ronisid aknast sisse ja röövisid või tagastasid endale selle Martini surnukeha. Aga pärast ikkagi sealt seda jaotati osadeks ja saadeti erinevatesse linnadesse ja kirikutesse. Nii et surnu on nagu surm on nagu haigus, seda tuleb meist isoleerida, aga samas surnu on, eriti kui ta on väärikas inimene, siis ta kuidagi peaks meiega olema. Ossaariumid või luukambrid on, no neid on teada erinevates kultuurides, alati juba Mikenas on leitud ja nii edasi. Aga Euroopas nad läksid moodi barokki ajal. See on Pariisi katakombid. No, üldiselt sinna visati lihtsalt need kodutuid, aga siis veel ajal need katakombid korrastati. Ja nüüd on päris selline populaarne turistide atraktsioon. Käik katakombides, kus me võime näha sellised luukambrid, seal on erinevaid. Võib-olla kuulsamad ei ole need luukambrid Pariisi katakombis, aga eriti massikultuuris on Kostlitz v Sedlitši. See on kabel. Kabel päris uhke. Ja selle lugu on päris huvitav. (1878. aastal Tšehhi kuningas
Ottakar teine, Przemysław Ottakar teine saatis tsisterlaste kloostri abti Pühalemaale. Kui see tuli tagasi, ta võttis kaasa Kolgatast mulda. Ja seda mulda ta puistas selle Kossitse kalmistul. Nii. Üldiselt see ei ole kristlik komme. See on juutide komme. Juut peab olema maetud Jeruusalemmas või vähemalt pühalt maalt toodud mulda tuleb sinna panna. Aga siin see komme otsekohe see surnuaed sai väga populaarses matmispaigaks ja paljud, mõned isegi ostsid koha, et seal maeta ja üle Euroopa sinna tulid. Eriti palju surnuid sinna tuli musta surma ajastul, see katkuaja periood. Ja seal, nii, nad on kõik sinna maetud, osa on kuskile visatud ja siis Tšehhi muutus protestantlikuks ühiskonnas ja riigis, klooster oli kinni pandud ja siis üks perekond ostis seda välja ja palgati František Rindi nimelist, ma ei oska eesti keele, ütleme, puidust nikerdaja ta oli. Mitte arhitekt, mitte ehitaja, aga ta tegi puidust selliseid rahvastiilis skulptuure. Ja siis tema moodustaski seda, see on juba retrospektiivs barokki ajastu stiilis seda kabelit. Siin ei ole lihtsalt, see ei ole lihtsalt asjonaal. Siin on nagu kunstiteosed luudes. See on selle perekonna vapp. Pluss see on see kuulus lühter, kus on kasutatud kõik inimese luud. Seega valgusallikas. Nii, teine, see on kõige kuulsam koht ja miks ta on kõige kuulsam? Väga palju, ta on massikultuuris kuulsus. Sellest on tehtud mitu dokfilmi, seal, ma ei mäleta, kas Dan Brownil oli seal midagi seotud või kellegi, seal on igasugust õudsad asjad toimuvad seal, et eriti sinna õhtul salaja kuidagi tullakse ja seal midagi. See on 7 päeva nädalas lahti, seal on turisti ordud, seal midagi salapärast ei ole. See on selline atraktsioon. Ja siin need luud ei ole nagu katakombid, nad ei ole maal. Nad on siin. Sama asi on ka mis on pealuude või koljude kabelis Poolas. Turistid ootavad. Nii, see nimi on koljude kabel, aga te näete, et siin ei ole ainult koljud. Hästi. Nii. Näitan veel paar tükki, siis natuke räägime juttu. See on Palermo kaputsiinide klooster, aga see on krüpt. Sinna tuleb erinevalt nendest kabelitest, sinna tuleb maala minna. No mitte eriti sügavalt, nagu see ka keldrikorrus, nagu näete aknad. Surnutud on anonüümsed.
aga nendest on moodustatud kompositsiooni. Kus see mul on? Ei ole. Nüüd seal on näiteks 3 pandud korjad, 3 sõpra. Siis paar tükki on mingisugused mereväe riietes, üks võib olla isegi admiraal. Aga nimesid ei ole. Ja üldiselt et selles krüptis, nagu ka nendest, mida ma rääkisin, seal tundub nagu õudne asi, aga tegelikult ei ole. Üsna helge tunne on. Õudne on, mitte see. Õudne on, seal on üks balsameeritud laps. Ta oli nii ilus tüdruk, et teda pidi balsameerima, et ta jääb. Ja see on see Rosalia, see tekitab. Aga mitte see. See on isegi, ma ütleks, humorikas tüüp. Nii, see on Roomas. Jällegi kaputsiinide kloostri krüpt. No ka nagu Palermoski, ta ei ole. Ta on nagu keldrikorrusel. Nii, räägimegi sellest. Tuletame südame meelde, et nagu kõik need asjad, see on surm ja surm on nakkav. Kurjus on nakkav. Pealegi siin ma oleks tegelikult ettevaatlik, et suur osa nendest kontidest vähemalt väidetavalt on pärit nendelt, kes on surnud katku. Aga katkubakterid ei sure. Inimesed, nii et on teada, et arheoloogid on jäänud katku kaevandusel. Ma ei tea, kuidas nad on siin steriliseeritud, ma ei ole kuulnud, et seal keegi oleks haigeks jäänud. Ka see härra Rind ei jäänud haigeks, kui ta need asju tegi. Nii. Mis on selle idee? Nagu mingisugust pühakirjas me midagi sellist välja ei loe. Vastupidi, kui me räägime evangeeliumist, siis seal on selline tüüpiline žerardilik suhtumine, nii nagu see oli juutidel. Et mitte surm on nakkav, aga surm on roojane. Jeesust ei saanud matta tema surmapäeval. Sest on pidupäev ja siis, kui sa puudutad surdut, siis sa pead pärast seda ennast puhastama. Nii, alles 3. päeval tulid naised teda õlitama. Ja, et üldiselt surnu tuleb eraldada ja matta. Euroopa munkluse rajajaks peetakse Püha Bernardi. Tema lõi sellise kristlaste koodeksid ja neid asju, mida kristlane peab igal juhul tegema. Ja üks nendest oli, et surnuid matta. Surnuid ei tohi vedelema jätta. No seal olid haigeid külastada, aga surnuid tuleb matta. Nii, aga siin on nagu surnud vastupidi eksponeeritud. Nagu mingisugune selline nagu dans macabre siin toimub. Idee siin, see sellest vastupidi, et surma ületada.
surm ei ole õudne. Ja need surnu keha osad on ilusad dekoratiivsed elemendid. Jah, no muidugi maitse asi. Aga nii see oli. Nii. Aga nüüd tuleme tagasi Kremli müüri juurde. Siin Kremli müüris on üsna huvitav, et seal on ka oma hierarhia. Lihtsamad välja valitud on lihtsalt maetud sinna müüri ja siin ka väike tahvel. Tegijamatel on lubatud selline büst, skulptuurne, jah? Aga kõrgem klass on siin mausoleumis. Nii. See on see Lenini mausoleum. Üks aeg pärast Stalini surma, 53, Stalin pandi sinna Lenini kõrvale. Nii võt seal ilusti kaisus on. Aga ma hästi mäletan seda, et eriti kaua seal ei olnud Stalin. 56. aastal Hruštšov esines 20. kongressil, et seletas, et Stalin oli igavene siga. Aga 61. aastal Stalinit tõsteti mausoleumist häbiga välja ja aumärk ja suure austustseremooniaga maeti Kremli müüri. Niisiis teda alandati ja siiski ülendati. Nii, ei visatud koertele. Okei. Ma hästi mäletan seda. See oli 22. kongress. Neid rivistati koolis ette, seal kõik pidid lubama, et nad hakkavad paremini õppima. Sest see oli see kongress, kus võeti vastu kommunismi ehitaja moraalsed koodeksid. See oli see kongress, kus Hruštšov lubas, et 20 aasta pärast nõukogudes inimesed elavad kommunismi ajal. No, te teate, et 1980. aastal oli populaarne nali, et kommunism jääb ära, seda asendatakse olümpiamängudega. Ja, no, midagi head ikka. Nii. Selline tagasihoidlik rajatis ei ole. Esiteks sellega seotud terve instituut, kes seda laipa seal pütitab. Ma ei tea, kas praegu on neid kuidagi koondatud, aga siiamaani see Lenin seal on. Nii, see on 3. mausoleum, 3. Lenini mausoleum. See on esimene puidust. Rohkem meenutab seda Halikarnassose. Ja mingit tribüüni ei ole. Nii, seal juhtus, see on see osaliselt ainult verifitseeritav fakt, et seal oli igasugust majad ümber ja varsti, kui seda ehitati, oli kanalisatsiooni avarii ja siia voolas igasugune roojane vesi sisse ja selle peale Moskva patriarh Tihon ütles, et millised säilmed, selline ka mürt. No, see, te teate, et Peeter I lõpetas Venemaal patriarhaadi. Mitte patriarhaadi, et patriarhaalne elukorraldus, aga patriarhiad. Nii, ja kiriku peaks ta määras ilmikust ametniku, püha synoodi peaprokurör.
jah, see oli kiriku mõnitamiseks. No vot, ja nii see oli kogu aeg. Aleksander III nimetas ennast kirikupeaks. Ta oli suur anglomaan ja kuna anglikaani kirikupea, ta on täpselt 2. Ta on kahepeane, jah. Üks on Canterbury peapiiskop ja teine on monarh. Ja mõlemad on kirikupead. Nii, aga võt, siin ta oli siis pärast revolutsiooni piiskop, kuna kirik oli eraldatud riigist, kõik vaimulikud olid, no ütleme, nimetatud vaenulikuteks elementideks. Lenin isiklikult lasi seal sadade kaupa neid maha lasta, siis nad kogunesid konsiilis ja valisid patriarhi. Ja patriarh oli Tihon, kes oli Nõukogude Liidu vastane. Ja see on see patriarh, kes ütles seda väidetavat nalja, et millised säilmed, selline ka mürt. Aga bolševikud likvideerisid jällegi patriarhiat ja siis teise maailmasõja ajal Stalin jälle lõi. Ja see oli täiesti midagi vastand sellele, mis oli 18. aastal, kui see patriarh Aleksius, keda valis, oli Aleksius, vist küll, keda valis Stalin, oli selline kommunismi lembeline. Nii, aga meid huvitab arhitektuur. Selle aluseks võeti mitte... mis aluseks võeti? Šukin, andekas arhitekt, kes ehitas mausoleumi, vot seda kivist. Ta võttis aluseks mitte Halikarnassuse mausoleumi, vaid tsikuraati. Me oleme rääkinud sellest, mis see tsikuraat endast kujutab. Mis ei ole erinevalt Egiptuse püramiididest, see ei ole see haud, see on tempel. Nii et, mis siin on, et Lenin on maetud templisse. Ja see Lenini mausoleum on kommunistide suurim pühamu. Ja seal on tõesti nagu püha reliikvia, pühaku säilmed, mida siis inimesed käivad kummardamas. Nii, surnutest võib veel igasugust huvitavaid ja naljakaid juttu rääkida, aga nüüd võtame järgmise teema. Riik. Me rääkisime, kui me alustasime vestlust linnadest, siis ma ütlesin, et linnad on palju vanemad kui riigid. Praegu me kujutame, et on riik ja seal riigi sees on linnad. No, ja riik otsustab, näiteks. Eestis otsustati, et Põlva on linn. Ja võib teistmoodi otsustada. Et riik otsustab, mis on linn. Aga ajaloolist see ei ole nii. Vaatame riigi, no ma ei tea, kontseptsioonid. Euroopa jaoks on muidugi kõige tähtsamad need teooriad, mis on tulnud antiigist, ennekõike Kreekast ja Platon on esitanud esimese sellise sidusa riikluse kontseptsiooni. Õigupoolest ta esitas neid 2 ja nad ei ole omavahel hästi kooskõlas. Üks on dialoogis Politeia
Ja teine on dialoogi siis seadused. Riigi ideaalne kord on politeias, on autokraatia. Aga autokraatiaga, ütleme, suure meritokraatia elementidega. Mis asi on meritokraatia? Üldiselt, kuidas me valime endale riigijuhte? No kuidas me valime? No vaatame, kellel on ilusam nägu, kes televisioonis rohkem esineb ja nii edasi. Kes on seal erakondade poolt soosik. Kas me valime seda, kes on paremini ette valmistatud selleks riigi juhtimiseks? Loomulikult mitte. Me ei teagi seda. Demokraatia puhul me seda ei tea. Me valime kedagi enda seast. Ning vastupidi, see oli Kreekas ka, Kreeka vabariigis üks oluline põhimõte. Liiga populaarne ei tohtinud olla. Themistoklose kohta räägiti sellist lugu. Teeme natukese kõrvalepõike. Kui meie kui Eesti valitsuses või parlamendis tekib mingisugune pahandus, siis massiliselt ilmuvad netikommentaarid, et seadusi tuleb muuta nii, et oleks võimalik tagasi kutsuda. Mis meie täiesti loll asi ja me kedagi valime, aga siis me näeme, et see on vale inimene, aga meil ei ole õigus seda tagasi kutsuda. Siis öeldakse, et järgmine kord olge targemad. Ja järgmine kord me oleme targemad, valime jälle kedagi lolli. Ja siis tahame teda tagasi kutsuda, aga tagasi kutsuda ei saa. Aga Kreekas oli selline mehhanism. See oli astrakism või killukohus. Ja mitte ainult kutsuti tagasi, aga aeti linnast välja. Ja seal need reeglid muutusid, aga üldiselt, keda killukohus valib, see ei tohi mõnda aega seal kandideerida mingisugustele kohtadele. No vot, ja siis selle Themistoklose kohta räägitakse, oli see Themistoklos, võib-olla Perikles, kumb, üks nendest kõige populaarsemad Kreeka tegelased. Ja siis, mis tähendab killukohus? Mingi amfora või mingi keraamiline. Ja see löödi kildudeks ja sinna kirjutati nimi selle, keda aetakse välja. See astrakism nimetatakse. Eesti keeles on vist ka selline sõna astrakism. Aga eesti keeles astrakism tähendab, et me temaga ei räägi või midagi sellist. Aga see astrakism oli, astrak oli see kild, sinna kirjutati nimi ja teda siis visatakse välja. Nii, vot läheb selle kohtule kas Themistoklos või Perikles, kumb nendest, ja temale vastu tuleb mees ja ütleb, ma ei oska kirjuta minu asemel vot see nimi ja siis ütleb selle vastavalt siis Themistoklos või Periklese nimi. See muidugi kirjutab ja küsib, mis sul tema vastu on? Ei, mul tema vastu ei ole midagi, aga kõik muudkui räägivad, Perikles. See on liiga populaarne teine ja vot siis see kirjutas. Ja kui te lähete Ateena ajaloo muuseumisse, siis te näete neid kilde ja tõepoolest nii Themistoklos kui Perikles on seal konkurentsitult nagu esikohal. Need on kõige kuulsamad, kõige populaarsemad Ateena poliitikuid. Neid kutsuti tagasi või visati välja. Nii, aga meritokraatia on see, et riigi valitsemist tuleb usaldada ainult nendele, kellel on vastavad meriidid, teenused. Mitte teenused. Teened. Jah, teened. Jah, näiteks
raudteeministriks valime seda, mis asja, kes on vedurijuht või raudteeinsener. No igatahes seda, kes tunneb asjast. See on midagi, ütleme, demokraatliku korra nagu vastane, meritokraatia. No see on kaks asja, esiteks, kes valib seda, keda valitakse. Ja see meritokraatia on alati välja surnud korruptsiooniks ja selgus, et need, kellel on kõige suuremad teened, neil ei ole mingeid teeneid. Nii, aga see on suurim põhimõte. Demokraatia põhimõte on see, et valime üht meie seast. Ta esindab meid. Aga meie ei ole siin geeniused ega asjatundjad. Sellised enam-vähem mõttetud inimesed oleme ja me valimegi. Oli suurepärane BBC sari Jah, härra minister ja pärast Jah, härra peaminister. Ja vot selles Jah, härra peaministriks seal oli valida, oli vaja panna kedagi põllumajandusministri kohaks. Ja nagu te mäletada, seal see peaminister täielik idioot ja süvariigi esindab see esimene asetäitja Sir Humphrey, kes tegelikult juhib riiki. Ja siis peaminister ütleb, et no vot, paneme seda, ta nagu tunneb asja. Ja see Humphrey ütleb, mitte mingil juhul ei tohi. Just sellepärast, et tunneb asja. Tal võivad tekkida esiteks mingisugune ebaterve kiindumus sellesse valdkonda. Ja teiseks, tal võivad olla ideed, mis on täiesti vastuvõetamatud. Sinna tuleb panna esiteks inimest, kes ei taipa midagi ja teiseks, kellele see valdkond on ükskõikne. No, see on muidugi utreeritud, aga midagi siin on tabatud. Ja? Ma ei hakka praegu rääkima viimasest ministrite kabinetist, aga pannakse, et seal ministeerium on täis ametnikke, kes tunnevad asja, aga minister siis teeb poliitilised suunised. No, ma ei taha rääkida meie ministri kabinetist, aga kõige kihvti on see, kuidas on Trump valinud tüüpe. Ta ei tee seda viga, mis esimene kord. Nagu ta võttis nagu mingisugused mõttekaaslased ja siis hakkas neid vallandama üksteise järgi. Absoluutne rekord. Ta 4 aastaga vallandas 11 ministrit. Nii, sest et no ta ei meeldinud talle. Ja nüüd ta tegi teistmoodi. Ta ei vaata, kes on seal mingisugused asjatundjad, ta vaatab ainult üks kriteerium, isiklik lojaalsus. Ja kes on kõige lojaalsemad seal? Need ajakirjanikud, kes teda kiitsid. Ja siis paneb ühte juhtiva Pentagoni, teist salateenistust ja nii edasi. Päris hea. Ja? Või siis, et keegi, kes oskab midagi ühes valdkonnas, pannakse seda teise valdkonda. Musk on, ütleme, geniaalne insener. Ja? Aga no siis paneme teda seda, ütleme, kogu riigi aparaadi juhtima. Ja ma ei tea, ka Eestis on palju trumpiste, et nad on ju nii targad inimesed seal, et nad on miljardärid. Ja? Tark inimene ei pruugi olla hea minister. Tark ühes valdkonnas. No näiteks mina olen värsiteoorias päris kõva sõna, päris kõva käsi. Aga pange mind kinnisvaramaakleris ja siis vaadake, kui hästi teie firmal läheb. Aga seal on vastupidi, et seal suur osa on kinnisvaramaaklerid. Nii. Tuleme siia. See on aristokraatia sellise meritokraatliku alusega. Aga kellel on kõige rohkem meriitid?
rumal küsimus, filosoofidel. Riiki tuleb juhtida filosoofidel ja see riigi struktuur on rangelt hierarhiline. No kõige rohkem meenutab India kaste. Ja seal üleminek ühest grupist teisele. Seadustes on aga teine variant, see on aristokraatlik vabariik. Vabariik küll, aga mitte selline rumal nagu Ateenas, aga aristokraadid. No kogu see Platoni seltskond, kellega ta seal sümpoosiumil pidutses, need on aristokraatid. Aga siin on selline rumal asi aristokraatidega. Aristokraadid, nii, võtame mingisuguse teise ajastu. Võtame Briti impeeriumi. Seal on väga tugev oli, ehkki ta on parlamentaarne vabariik, aga meritokraatial ja aristokraatial selle impeeriumi ülesehitamisel oli suur roll. Ja ülesehitamisel. Aga mitte maailmasõdade ajal. Juhtus nii, et patrioodid on lihtrahvas, aga selline aristokraadid moodustasid sellise rahvusvahelise grupi. Kõik on omavahel sugulased ja sõbrad. Ja nagu maailma kodanikud. Ja no vot, seda on hea näha Evelyn Waugh romaanides. Ja no, üsna tavaline asi, ka teise maailmasõjal oli nii, aristokraadid võisid olla Hitleri meelsed. Sest nad nägid temas aristokraatliku riigi, ma ei tea, aga nende teenijad olid kõik patrioodid. Ja, no muidugi see, ütleme, Hitleri vaimustus oli enne sõja algust. Isegi Windsorite perekonnas olid inimesed, kes olid tema vaimustus. On hiljem avaldatud selline skandaalne foto, kus tulevane kuninganna Elizabeth II tervitab selle natsi tervitusega laps. No 30 aastat, lihtsalt üks moe asi. Aga muidugi sõja kogu see kuninga perekond oli väga patriootlikult meelestatud. Aga mõtlen eelkord, et nii tuleme sinna Sokratese juurde, kes seal kõige säravam aristokraat selles sümpoosiumis või pidusöögi ajal oli Alkibiades, see kaunis noormees, keda kõik ihaldasid. Ja ta oli aristokraat, rikas, väejuht ja nii edasi. Vihkas Ateena vabariiki ja sõja ajal läks Spartale üle. Nii et see on see aristokraatliku vabariigi üks probleem on. Kas see on, kellele need aristokraadid on lojaalsed? Kas teistele aristokraatidele või oma riigile? No igal juhul kõik järgnevad Euroopas riikluse teooriad pidid kuidagi arvestama Platonis. Kaasa arvatud Niccolo Machiavelli.
eesti keele tõlgitud valitseja, il principe on prints ja arvatakse, et see oli pühendatud Cesare Borgiale, kuulsa Borgia perekonna ma ei tea, ta ei kuulsast perekonnast, kusjuures need Borgiad olid hispaanlased. Tema isa oli paavst Aleksander VI. Mitte Machiavelli, aga Cesare Borgia. No igal juhul nad olid tuttavad ja Borgia pidas lugu Machiavellist. Nii, siin muidugi tuleb ääremärkus teha, et Aleksander VI, paavst Aleksander VI Borgia ja Cesare Borgia, selline väga halb maine on suurel määral moodustatud nende vaenlaste ja suurel määral on rajatud laimule. Nad arvatavasti ei olnud nii hullud inimesed, nagu nad ajaloosse läksid. Aga mis siin on oluline, et valitseja on kõrgem kui tavainimese moraal. Sest tal on teine vastutus. Ütleme, tavainimene, kes ta on seal Firenzes, ta on kristlane ja lähtub kristlikust moraalist, kus sulle lüüakse vastu üht põske, keera teine. Lähtub sellest. No seal eriti palju need soovi, et teist põske köörata ei olnud, aga no see oli ideaal. Ja mis me evangeeliumis ütleme, et armastage oma vaenlasi. Principe, valitseja, ei tohi seda endale lubada. Sest temal on teine vastutusala. Tavaline inimene vastab oma hinge eest, aga selle vastutus on see ala, mida ta valitseb. Ja siin tema ainus kriteerium on efektiivsus. Ja see oli tol ajal üsna levinud idee, mida Machiavelli ainult kõige teravamalt väljendas. No muuseas, Machiavelli oli üks haritumaid inimesi oma ajastu ja selline renessansi selge vaim. Nii, aga lähme Moskva riiki. Seal üks populaarsemaid raamatuid oli lugu Draculast. Osaliselt tõlgitud, huvitav, et mitte rumeenia, aga saksa keelest. No, Draculal on, me teame Draculast enne kõike tänu Bram Stokeri romaanile, mis on kõike muud kui ajalooline romaan. Dracula oli väga populaarne renessansi ajal, siis hilisrenessansi ajal, erinevates riikides, aga nad ei teadnud seda, et põhiasja, et ta on vampiir. See omadus tal tekkis 19. sajandil. Aga mis ta oli? Ta oli Valahia karm valitseja. No üldiselt tal oli linnriik. Mis selles riigis oli? Ütleme, mida selles riigis ei olnud? Selles riigis ei olnud kurjategevust. Seal oli kõik väga aus. Selline lugu, et üks kaupmees tuli selle linna ja ta pöördus Dracula poole, et mul on seal, minu vankris on
millega piima valatakse. No ma ei tea, mingi mannergu täis kulda. Ja ta kardab, et palus, et see Dracula eraldaks talle mingi valvuri. Aga Dracula ütles, et ei ole mõtet siin. Minu riigis keegi ei varasta. Aga sa loe hästi üle, et palju sul münte on. Ja see luges üle. Hommikul Dracula ütles, no, kas kõik mündid on alles? Ta ütles, kõik mündid on alles ja veel üks on tekkinud juurde. Vot nii ütles Dracula, praegu sa päästsid oma elu. Ma öösel panin sulle ühe kuldmündi juurde ja juhul, kui sa oleks mulle valetanud, siis ma oleksin maha tapnud. Aga kuidas ta tappis, on teada, kuidas ta pani vaia otsa. Ja kes vampiir ta olnud, assadist oli. Talle väga meeldis nende laipade, ma räägin romaanist, laipade juures pidutseda. Ta nimetas neid oma külalisteks. Ja seal ei olnud vargust, ei olnud prostitutsiooni, kõik selles riigis oli kombekas ja õiglane. Ja mitte mingit vägivalda ei olnud, välja arvatud seda, et kogu vägivald oli keskendunud Dracula endale. Ja nagu oleks Hobbesi Leviaatani lugenud, kohe me tuleme ka selle juurde. Ja teine lugu, ka Venemaal, lugu Konstantinoopoli langemisest. Ja, juhtus 1453. aastal õudne lugu kogu kristlikule maailmale. Moslemid, paganad, vallutavad püha linna Konstantinoopoli. Konstantinoopoli kuningas või tsaar Basileus on püha inimene. Ta on praktiliselt ka kirikupea. Seal ühelt poolt on Konstantinoopoli patriarh, teiselt poolt see Basileus. Nii. Ma ei räägi praegu reaalsest Büsantsist, kus oli korruptsioon ja igasugused asjad. Aga selles raames, see oli püha linn. Ja nüüd tulevad need moslemid. Mida teeb kuningas, see tsaar, kelle nimeks on pandud Leo, sellist ei olnud tol ajal, Lev, mida ta teeb? Ta paastub ja palvetab. No mida püha inimene peab tegema enne lahingut? Paastub ja palvetab. Aga mida teeb türklane, kelle nimeks on Mahmed, mis ta teeb? Ta valmistub lahinguks. Ja loomulikult türklane võidab, sest ta valmistub lahinguks, aga mitte palvetab ja seal paastub. Ja veel see Basileus valab pisaraid nagu naine. Ja? Suurepärane lugu. Tähendab, õigus on moslemitel, sest nemad valitsevad õigesti. See tsaar on pandud valitsema mitte selleks, et ta seal päästaks oma hinge, aga selleks, et ta kaitseks oma riigi. No, see on, ütleme, sajand vanem Venemaal oli kirjutatud Dmitri Donskoi, pühaku elu. See oli see väejuht, kes purustas tatarlasi, mamaid selles Kulikova lahingus. Ja tema pühaku elu oli absoluutselt teine. Mida ta tegi enne lahingut? Paastus, palvetas ja nutis, et ei taha minna. Ja peaaegu, et tema vaimulik isa, püha Sergius Radonešist, ta nagu peaaegu, et vägisi lükastada. Ja, no vot, läks, võitis lahingu, sellepärast, et ta palvetas, nutis ja paastus, ise sai surmavalt haavata. Ja kohe läks kloostrisse, läks
muutus munkaks ja suri püha munkana. Nii, vot kuidas tuleb valmistada? See Dmitri Donskoi valmistas õigesti, paastus ja palvetas. Aga see oli teine aeg. Konstantinoopolis see kuningas Lev tegi valesti, paastus ja palvetas, aga Dracula siis Mahmed või see ideaalne prints lähtuvad sellest, et mis on efektiivne. Ja siin on, mõnes mõttes kui seda põhimõtet üldistada, siis siin võib näha mingisuguse hilisema Max Weberi protestantliku eetika. Iga ala inimene vastutab oma ala eest. Ütleme, kes on keskajal kõige parem kaupmees. See on kes on kõige ausam inimene, kes ei võta, ei saa liigkasumit, aga veel ideaalis, kes üldse müüb ilma kasumita. Ja? Veel parem on nagu Franciscus Assisist, üldse jagas kaubad laiali, sulgudes oma isa kaubad. Ja? See on selline püha käitumine õige. Aga ei, mis mõttes, see on väga patune ja vastutustundeline käitumine, ütleb protestantlik eetika. Sa vastutad oma ürituse eest ja hea kaupmees ei ole see, kes on südamelik inimene, aga see, kellel äri õitseb ja laieneb. Ja nii tulevad need miljonärid või need tulevad edukad valitsejad. Nii, ma mainisin juba Hobbesi Leviatani. Seoses Draculaga. Aga Hobbes teeb, tema konstruktsioon on teine. Ilma riigita kõik inimesed on pidevas sõdas, kõikide sõda kõikide vastu. Ja siin, ütleme, üsna žuraallik konstruktsioon. Žuraal toetub ka Hobbesi. Mida siis inimesed teevad? Nad seda vägivalda ajavad välja. Nad delegeerivad seda riigile. Näete, riik on õudne koletis, mis koosneb inimestest. Nad delegeerivad seda riigile ja riik on vägivaldne. Riik on väga paha, see on koletis. Aga tänu sellele me võime siin rahulikult elada. Riigil on tegelikult Hobbesi järgi 2 funktsiooni. Esiteks, ta kaitseb üht kodaniku teise eest ja teiseks ta kaitseb kogu ühiskonda vaenlaste eest. Kõik, niisiis, politsei ja sõjavägi. Muud funktsiooni riigil ei ole. Kui ei ole riigi, siis kui keegi mulle ütleb halvasti, ma ütlen talle halvasti. Tema sülitab mulle siis selle, kui ma sülitan talle väkku. Tema virutab mulle hambusse, ma virutan talle hambusse. Ta paneb mul noaga, tapab ära, siis minu vennad lähevad ja tapavad tema vendi ära. See on see ilma riigita. Aga ta ütles mulle halvasti, ma esitan kaebusse politseisse, et see selline ja selline esitas minu vastu rassistlikuid väiteid. Ja veel halvustas minu heteroseksuaalsust. Ja siis politsei hakkab sellega tegelema. Või kui kedagi tapetakse, siis ma ei lähe vastu tapma, aga politsei viib teda kohtusse ja kohus teda karistab. Niisiis, vägivald on delegeeritud riigile. Riik on halb, aga see on hädavajalik halb. Hiljem mul on siin ainult Montesquieu, aga siia oleks pidanud ka John Locke'i panema. Oluliselt
oluliselt täpsustavad hoopis. Esiteks, Montesquieu esitab selle kontseptsiooni, mida hiljem hakatakse nimetama õigusriik. Riik ei ole ainult see vägivalla kehastus, aga ta on ka seaduse kaitsja. John Locke lisab selle, riik on inimõiguste kaitsja. Nii. Teate, me jätkame riikidega järgmine kord, mis on riik. See on üsna terav probleem tihti ja sellest peaks põhjalikumalt rääkima, aga täna siis aitab.